Donald Trump hakkas karjuma, tõestades, et Epsteini juhtumiga seotud süüdistused on kõik võltsingud, väljamõeldised ja kohus õigustas teda tegelikult. Ma ei ole vägistaja. Ma ei vägistanud kedagi. Ma ei ole pedofiil. Kas ta pidas silmas sind? Vabandust. Ma ei ole pedofiil. Sa lugesid seda jama mingilt haigelt inimeselt. Trump ründas Ameerika ajakirjandust ja reageeris siiski tulistaja manifestile, kes eelmisel päeval üritas USA presidendi vastu atentaati õhtusöögil ajakirjanikega. Intervjuus CBS Newsi saates 60 minutit, päev pärast tulistamist Washingtoni hotellis, rääkis Trump alguses bravuurikalt, kuidas ta ei muretsenud ja isegi keeldus abist. Salateenistus, kes sisse tungis, püüdis teda päästa, kuna ta ei kartud tulistajat ja tahtis talle otse silma vaadata. Aga mingil hetkel muutus Trumpi meeleolu selles intervjuus järsult ja ta hakkas ajakirjaniku peale karjuma selle eest, et ta luges ette osa varem avaldatud tulistaja manifestist, kes üritas Trumpi tappa. Trump tunnistas, et ta ise oli seda manifesti lugenud, kuid hakkas kohe end õigustama, et ta ei ole vägistaja, pedofiil ega üldse kurjategija, nagu tulistaja väitis. Kuid siin on huvitav moment. Asi on selles, et tulistaja ei maininud Donald Trumpi nime selles manifestis kordagi, kuid Trump võttis need sõnad mingil põhjusel kõik enda pihta. Vaatame nüüd selle intervjuu üle. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätkama kommentaar selle video alla. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Selleks, et olla täielikult kursis toimuvaga, soovitan teil vaadata minu eelmist saadet, kus me koos teiega analüüsime punkt-punktilt seda sama manifesti, mille kirjutas tulistaja Washingtoni Hiltoni hotellis. Ja peaaegu ööpäev pärast tulistamist selles Washingtoni hotellis andis Trump intervjuu saatele CBS News 60 minutit ja juba esimestest minutitest alates läks seal midagi valesti. Aga kõigepealt teatas Donald Trump, et ta ei muretsenud üldse, kui möödunud laupäeval evakueeriti ta Valge Maja korrespondentide assotsiatsiooni õhtusöögilt pärast seda, kui relvastatud mees üritas saali tungida. Kõik üksikasjad olen juba selles YouTube'i kanalis rääkinud, et mitte ennast korrata, kui see teil äkki vahele jäi. Vajutage pausile, minge kanalile, vaadake eelnemaid paari osa, siis olete täielikult kursis ja tulge siis siia tagasi. Veelgi enam, Trump ütles isegi, et ta on nii julge ja vapper, et ta isegi aeglustas salateenistuse tööd. Kes teda päästis, sest ta ise tahtis kõike oma silmaga näha ja olukorda hinnata. Edasi toon Donald Trumpi tsitaadi. Mis juhtus? No, mis juhtus, see oli natuke minu pärast. Ma tahtsin näha, mis juhtus. Evakuatsiooni olukord võis tunduda kaootiline ja osaliselt minu pärast. Ma tahtsin ise vaadata, mis toimub. Võib-olla ei teinud ma nende tööd lihtsamaks. Aja jooksul hakkasime mõtlema, et see võib olla tõsine probleem. Hoopis teistsugune ja ebameeldiv. See polnud lihtsalt tavaline müra saalis, mida seal pidevalt kuuleb. Minu ümber olid väga head inimesed, aga võib-olla hoidsin ma neid natuke kinni. Ma ütlesin neile, oodake natuke, andke mulle veel 1 minut. Ma tahan vaadata, lihtsalt oodake. Ma ütlesin, oodake minut, las ma vaatan, oodake minut, nii et teate küll. Nende sõnadega selgitas Trump ka teist vastuolulist hetke. Sotsiaalmeedias nävis video, kus salateenistuse agendid viivad esimesena ürituselt välja asepresident J.D. Vance'i, vaid mõni hetk enne seda, kui evakueeritakse Trump ise. See tekitas mõnel küsimusi evakuatsiooni järjekorra kohta, et kõigepealt tuleks evakueerida president, siis asepresident, siis ministrid ja nii edasi. Ja nüüd Trump teatas, et see oli tema enda soov, sest ta tahtis ise julgelt ohule silma vaadata. Aga edasi läks intervjuu ilmselgelt mitte plaani järgi. Just sel hetkel, kui saatejuht pöördus tulistaja manifesti poole, intervjuus saates 60 minutit nimetas president Trump CBS-i Norah O'Donnelli häbiväärseks. Pärast seda, kui ta mainis kommentaare, mis väidetavalt olid tema kohta tehtud, Streljoki poolt Valge Maja korrespondentide assotsiatsiooni õhtusöögil tema manifestis. Miks ma ütlen, et mina? Väidetavalt Trumpi kohta, sest ainult Trump ise arvab, et jutt käis temast. Kohe saate aru. Manifestist endast rääkisin ma juba eelmises saates. Vaadake seda. Ja nüüd küsis saatejuht O'Donnell Trumpilt tema reaktsiooni kohta manifestile ja süüdistuse kohta, mille kahtlusalune väidetavalt tema aadressil esitas, mille peale Trump vastas väga tuliselt. Tsitaat.
Milline on teie reaktsioon sellele? ma ootasin, et te selle ette loeksite, sest ma teadsin, Et te loete selle ette, sest ma teadsin, et teete seda, sest te olete kohutavad inimesed. Jah, tema kirjutas selle, aga mina ei ole vägistaja ega pedofiil, ma ei ole kedagi vägistanud, ma ei ole pedofiil. Te loete seda jama mingilt haigelt inimeselt. Mind on seostatud kõige sellega, millel pole minuga mingit pistmist. Mind mõisteti kõigis süüdistustest täielikult õigeks. Teie sõbrad teisel pool lauda on need, kes olid seotud näiteks Epsteini või teiste sarnaste juhtumitega. aga ma ütlesin endale, et ma annan selle intervjuu ja nemad ilmselt, ma lugesin manifesti, ta on haige inimene. Noh, tähendab, Trumpi puudutas väga tugevalt see, mis manifestis oli kirjas. Jah, nii tugevalt, et ta ründas ajakirjanikku. Ta hakkas iseenda õigustama selle eest, et laskur nimetas teda väidetavalt vägistajaks ja pedofiiliks. Ta hakkas ise mingil põhjusel meenutama Epsteini faile, kuigi laskuri manifestis polnud sellest üldse sõnagi. Aga edasi tunnistas Trump, tsiteerin, ma lugesin seda manifesti. Teate, ta on haige inimene, aga teil peaks olema häbi. Häbi on selle üle, et te seda loete, sest mina ei ole selline. Huvitav on see, et kui saatejuht rõhutas, et need sõnad ei ole tegelikult tema omad, vaid tulid tulistajalt ja ta lihtsalt tsiteerib neid, katkestas Trump teda ja ütles, tsiteerin, te ei tohiks seda lugeda saates 60 minutit. Te olete häbiks. Teil peaks olema häbi, aga jätkake. Lõpetame intervjuu. Te olete häbiväärne. Ja nüüd selgus, et ühest ebamugavast küsimuses piisas, et Trump taaselustaks vaenuliku käitumise ajakirjanduse suhtes vähem kui 24 tundi pärast seda, kui Trumpi õhtusöögil selle sama ajakirjandusega toimus atentaadikatse. Huvitav on see, et Trump lükkas tagasi oletuse, et tema, president, kes on 2 aasta jooksul üle elanud juba 3 atentaadikatset, võiks midagi teha, et muuta seda poliitilise vägivalla trajektoori Ameerika Ühendriikides. Ta ütleb, et see on juba traditsioon, seega pole mõtet midagi teha. Kuid mingil põhjusel kiirustas ta kõiges süüdistama keda? Loomulikult demokraate. Edasi veel üks tsitaat Trumpilt. Kui minna tagasi 20, 40, 100, 200 või 500 aastat, siis see on alati nii olnud. Ja ma ei ole kindel, et see on praegu aktuaalsem kui varem. Ma tõesti arvan, et demokraatide vihkamist õhutavad avaldused, mis on veelgi ohtlikumad, kujutavad endast suuremat ohtu. Ma tõesti arvan, et see on riigile väga ohtlik. Aga veel tunnistas Trump, et ta kavatses samal õhtul ajakirjanikke rünnata ning neid alandada. Tsitaat. Ma olin täiesti valmis kõiki maatasa tegema. Ma ei tea, kas ma oleksin kunagi suutnud olla nii karm, nagu ma kavatsesin. Selles toas valitses pidulik õhkkond. Tundus, et kogu riik oli ühtne. See oli vapustav. See jättis suure mulje. Ja selle saate lõpus tuletan ma meelde selle laskuri tsitaati, mille peale Trump selles intervjuus nii vihastas. Tsitaat. Ma ei luba enam pedofiilil, vägistajal ja reeturil mu käsi oma kuritegudega määrida. Selle peale vastas Trump, tsitaat. Ma ei ole vägistaja, ma ei ole kedagi vägistanud, ma ei ole pedofiil. Kuigi ma rõhutan veel kord, kogu manifestis ei mainita Donald Trumpi nime kordagi. Tulistaja ei nimeta Trumpi kordagi otseselt. See on huvitav moment. ma ei ole vägistaja, ma ei ole kedagi vägistanud, kas sa arvad, et ta meenutab sulle kedagi? Oota. Ma ei ole pedofiil. Kas sa loed seda jama mingilt haiglaselt inimeselt? Siia panen ma 3 punkti, teie arvamusi ja järeldused, kirjutage selle osa kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Seal on täiesti erinevad võimalused. Või kasutage oma ekraanil olevat QR-koodi. See on kõige lihtsam viis selle kanali tööd toetada. Olen selle eest tänulik. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.